Tere, olen Ouli ja praegu ma edastan teile siis sellise ladumise, et mida te peate hetkel kõige rohkem teadma, milline informatsioon läbi nende tarokaartide peab teieni jõudma. Tegu on kollektiivse ladumisega, aga ma sain väga palju märke, et ma pean seda ladumist millegipärast tegema, kuigi mul oli alles siin ladumine ja ma tavaliselt nii tihti neid ei tee. Tegu on kollektiiviga, kui te soovite isiklikku ladumist, siis palun kirjutage allolevale meilile ja võtke siit sellest videost see, mis te arvate, et teiega see resoneerub. Tegu on kollektiivse ladumisega, tegu on ajatu ladumisega, millal te selle leiate, siis järelikult te peate siit midagi võtma. Leidke üles aga minu Facebooki lehekülg, samanimeline. See on hoopis teistsugune lehekülg, seal ei ole ühtegi videot, seal on hoopis midagi muud. Ja kirjutage kommentaare siia, kui teile meeldis see, laikige ja tellige mu kanalit, mis ei maksa teile mitte midagi. Nii, ja alustame siis sellega, et mida te peate praegu antud hetkel kõige rohkem teadma. Vaatame kõigepealt nagu selliseid üldiseid energiaid, milles te nagu olete. Need energiad üldse praegu tegelikult on, kuna novembrikuu on kohe algamas, laupäeval algab, on 1. november, siis üldiselt november on kõikidele, üldiselt väga hästi paljudele inimestele, kaasa arvatud ka mulle, selline kõige pimedam ja üldiselt ma ei taha öelda, et kõige masendavam kuu, aga lihtsalt selles kuus me oleme nagu hoopis mingite teiste energiate võimuses. Ja lihtsalt see on niimoodi, see on kõige pimedam ja et tuleks lumigi maha varsti, eks ole, siis oleks asjad võib-olla teistmoodi. Ja see väga hästi väljendub ka nagu siin praegu nendes kaartides, kuhu mingid saladused on, te olete nagu mingites saladuste võrkudes ja te olete hästi suures osas illusioonides. Ja võib-olla ka see pealkiri ajandub sellest, et mida te peate praegusel hetkel, kuigi ma vaatasin siin teie energiaid või niisuguseid üldise energiaid, siis te peaksite nagu tulema sealt nagu enda valmistatud või enda sellest ringist nagu natukene välja ja te peaksite vaatama nagu seda, mis te ümber tegelikkuses toimub. Hästi suurtes illusioonides, need vaatajad, osad päris kindlasti, kes mind vaatavad, on illusioonide kütkes. Ja te olete nagu sellises lõpetamise energias, et nüüd tuleb pauk ja nüüd lõpeb, eks ole, ühesõnaga niimoodi, et te väga palju mõtlete millegile, mõtlete mingitele saladustele ja mõtlete ka, et te võite ka mõelda seda näiteks, et kui need saladused välja ei tule, et siis toimub mingi lagunemine. Et need ei ole nagu sellised kõige positiivsemad energiat, millest te võib-olla praegu osad inimesed minul, kes te mind vaatate, mu tüdrukud ja poisid, et millest te nagu praegu hetkel olete. Aga hästi palju illusiooni ja hästi palju sellise järsu lõpetamise energiat. Need lõpetamised ei pruugi tulla, aga te lihtsalt väga palju mõtlete millegi peale. Ja nii see lihtsalt praegu on. Ja teid ümbritsevad tegelikult ikkagi veel mingisugused saladused ka. Et nii see on. Et mida te peate siis praegusel hetkel veel teadma? Ja siin tuli ka praegu nagu ikkagi see energia, et see lõpetamise, jah on kindlasti, sest sauade 10. Mulle tuli, ühesõnaga,
te otsite tasakaalu. Te otsite tasakaalu, te otsite vastuseid, midagi täpselt, et te soovite ikkagi, et need saladused kuskilt nagu välja, te teate ilmselt, et teie ümber on saladusi, et teie ümber on sellised inimesed, kes kannavad endast tegelikult neid saladusi, kes nagu varjavad. See ei pruugi olla ainult suhetes. Ma ei räägi siin üldse konkreetselt suhtest ega suhetest. See võib olla ka tööga, lastega. Võib-olla keegi soovib tegelikult lõpetada mingit töökohta, mingit oma lepingut antud töökohaga. Ja siis ongi niimoodi, et te nagu millegipärast ei julge nagu seda eriti teha. Kuigi te oma mõtetes oletegi tegelikult ja siin tuli siis sauade 10, et te jätate nagu selle koorma selja taha ja mis ongi tegelikult niimoodi. Ja te olete ikkagi juba selliste uute rahulikumate kallaste poole teel. Ja võib-olla seda tahetaksegi teile praegu öelda, et rahunege nüüd maha, tulge oma illusioonidest välja, ärge olge niivõrd, sest üks asi, torn on väga järsk lõpp, mis lööb nagu nii-öelda platsi puhtaks, aga sauade 10 on selline, selle kohta ei saa öelda, et rahulik, kaugel sellest, rahulik lõpetamine, aga see on tunduvalt paremates variatsioonides, kui on seda tegelikult torn. Ja see on ka lõpetamise kaart. Mingisugune teekond ikkagi teil lõpeb, te asute teele sinna rahulikumate kallaste poole ja te saavutate tasakaalu. Ja siin võib isegi ka, see tähistab sõprust, teie sõbrad, tähistamine, teie sõbrad aitavad teid, te ei ole üksi. Ja võib-olla siit nüüd mulle praegu koorubki välja see, et see peamine sõnum ongi niimoodi. Te olete väga suures hirmus tegelikult. Praegu osad minu vaatajad, kes siin vaatavad mind, on väga suures hirmus. Ja siis ongi võib-olla see nagu hoiatus, ma ei taha öelda, ma ei taha kasutada sellist väljendust nagu hoiatuse. Et lihtsalt võtke ennast kokku, te saavutate tasakaalu, te jõuate rahulikumatesse vetesse ja ärge tundke seda hirmu, et mingi asi nüüd kindlasti lõpeb mingis kohutavas, niimoodi nagu torni momendiga. Ja osadel kindlasti, päris kindlasti tulevad välja ka need saladused päris avalikuks. Teie suhtes, mida te nagu kahtlustate. Usaldage oma intuitsiooni, kui te kahtlustate, kui te arvate tegelikult, et on kuskil mingid saladused, siis nii see ka tegelikult enamus on. Sellepärast, et ma räägin intuitsioonist. Kasutage palun oma intuitsiooni hästi tugevasti, mida ma panin ka novembrikuu, mida toob november 2025, seal oli ka väga kasutage palun oma intuitsiooni, väga paljudel avardub see, aga see ei saa teis avarduda, kui te ise nagu seda ei praktiseeri ja surute ta kuskile alla. Nii, vaatame natukene teiste kaartidega, mida siis teile praegu tahetakse edasi öelda või mida te peate praegusel hetkel siis teadma. Energiat muutuvad, mu kullakesed, energiat muutuvad iga päevaga ja kindlasti, kui te seda vaatate, on siin teile mingi sõnum olemas, aga ma ütlen tõesti, et see, mis kehtis meie kohta täna, see ei pruugi kehtida meie kohta enam homme, sest tõesti kõik on nii muutuv ja eriti praegusel ajal, siin ei ole enam mingil rallikiirustel, ei muutu need meie energiat, vaid need on ikkagi tunduvalt kiiremad. Nii, mida te peate antud hetkel teadma, kollektiiv? Jah, siin tulid, need on kaks ühesõnaga ühesugust kaarti. See on siin ühesõnaga niimoodi, et kellelgi on kindlasti mingisugused juriidilised sellised probleemid.
Ja nii vaatame siin siis veel. Nii tuli mini. Ma võtan ühe kordi veel. Hästi paljud siin minu vaatajatest praegu soovivad teha suhete suhtes oma valikut. Ja keegi on siin väga suurte valikute ees. Ma ütleks, et suurte, aga siin on mingi valik. Siin on mingi mees ja te olete ikka väga silmad kinni sidunud ja te tohutult kardate. Siin tuli ilmselt ka siis ühesõnaga see ei olnud siin, see ei olnud selles ladumises. Kellegil kindlasti on mingisugused, ma ütlen siia praegu vahele, kuna tuli väga, väga tugevalt välja, eks ole, 2, see on tasakaal, see on, kellegil on sellised jah, et kas on mingisugused kohtuasjad praegu käsil, siis ma ütlen nendele niimoodi, et õiglus võidab. Ja siis siin ongi ühesõnaga niimoodi, et kui need kohtuasjad on siin, eks ole, niimoodi, siis tuleb mingisugune tasakaal ja väga paljudel on niimoodi, ja siit ka võib-olla seda, et osadel kindlasti jah, et nad kardavad võib-olla sellistes nendes juriidilistes asjades mingit pauku ja mingit siis, ma ei vaata tegelikult kohtuasju, absoluutselt ei vaata, paljud inimesed on eraladumistes küsinud seda minu käest, ma lihtsalt ei vaata, sellepärast, et selleks on professionaalid, selleks on advokaadid, selleks on kohtunikud, selleks on juristid. Me ei saa neid vastuseid kullakesed siit kaartidelt, eks ole. Kaardid näitavad täpselt samamoodi hetke olukorda ja täpselt samamoodi nagu tervis. Arstid on selleks on olemas, kui teil on mingid terviseprobleemid, palun minge alustage perearstist, tehke need asjad seal. Selleks on inimesed, kes on pädevad, kes on õppinud neid asju ja mingisugused tarokaardid ei tee mitte kedagi terveks, mitte mingisugused tarokaardid ei suuna mitte mingisuguseid advokaatide, kohtunike, prokuröride otsuseid. Andke mulle andeks lauslollus, kui keegi seda mõtleb, et ütleb niimoodi, et kuulge, et suunake midagi. See on tarokaardid, ei tee seda absoluutselt, aga kellegil on nüüd küll natukene mingisuguses kohtusüsteemis keegi, kes mind vaatab, siis võib see niimoodi olla, aga mitte mingisuguseid tulemusi, ühesõnaga mina siit ei ütle, sellepärast, et need on hoopis teiste inimeste otsustada, mitte siit tarokaartidel, aga kellegil nüüd tuli väga tugevasti see välja siin. Ja keegi on siin väga tugevate valikute ees, keegi ei oska teha oma otsusta ühe väga ägeda, kirgede kuninga suhtes. Ja keegi siin nüüd siis natukene seisab need silmad kinni ja võitleb ja ta mõtleb, et ta peab võitlema ja mõõkade 8 on ka tegelikult selline võitlemiste kaart. Ja hästi paljud ongi kindlasti ilmselt ka selles suhtes nagu sellistes illusioonides ja võib-olla isegi ootavad nagu mingisugust lõppu. Aga kaardid tahavad teile öelda, et te olete tegelikult te olete väga äge naine tegelikult. Poisid, pööraka palun ringi, eks ole. Väga äge naine, väga äge mees ja teis ongi sellist, see on mini keisrinna. Te olete tegelikult absoluutselt kõik saavutanud. Te olete väga palju saavutanud oma elus. Te olete super naine ja ma arvan, et ka see imetleb teid siin, kes siin on. Ja kellel on nüüd siin need juriidilised probleemid ja kellel on valikud, kes tahab midagi lõpetada, kes kardab midagi lõpetada, kes soovib tegelikult ikkagi minna sinna rahulikumatesse vetesse ja lõpetada ära võib-olla see väga raske hingeliselt väga raske teekond, siis kaardid ütlevad seda, et õnneratas, saatuse ratas
kuidas seda keegi võtab, Wheel of Fortune, eks ole. Kõik see, mis teie elus praegu toimub, need segadused, need kõhklused, need kahtlused, need on teile ainult õpetuseks ja need on teile nagu saatusest määratud. Et kui teie peate seal nagu need kohtuteed läbi käima, siis te õpite, karastute ainult selles ühesõnaga ja ta nagu rahustab teid. Mis need tulemused on, eriti selles vallas, seda te saate ilmselt varsti teada, need, kes on võib-olla nendes selliste asjadega seotud ja täpselt nii nagu ka selles suhtes. Õiglased otsused tulevad ka nendes valikutes, aga siin eriti te peate valima ja ma arvan, et te olete siin juba oma valiku tegelikult mingil määral teinud ja siin selle suhte kohta tegelikult, kui sa oled naine või mees, kui sa oled selle valiku teinud, siis see valik on sinu jaoks õige. Kui sa oled valinud ka see inimene maha jätta, siis see on sinu jaoks õige otsus. Kui sa oled otsustanud jätkata võib-olla seda väga keerulist teekonda koos nende saladustega ja olla kogu aeg illusioonides ja selle torni momendis, et millal ükskord see pauk käib, siis tee palun see otsus ära. Väga paljud siin on oma otsuse teinud, aga nad soovivad leida seda kinnitust. See kaart siin kinnitab seda, et teie otsus on õige. Kas siis osad on otsustanud jätkata või lõpetada? Need, kes on otsustanud lõpetada, see otsus on õige. Need, kes on otsustanud jätkata. Kui see otsus on tehtud, ma kordan teile veel kord, siis see on õige teie jaoks. Ärge kahelge. Kui te olete otsustanud minna ära sellest suhtest, väga õige, minge. Seda te ilmselt peate teadma praegu. Kui te olete otsustanud jätkata, siis jätkake. See on teie jaoks õige otsus. Nii, vaatame, mida ütlevad, mida peate teadma, mida ütlevad peaingli tarokaardid, siis mida te peate praegu teadma. Ja see sama puudutab ka, eks ole, täpselt niimoodi, et kuna see tuli väga tugevalt sisse, see kaart siin, siis ma lihtsalt rääkisin sellest, nendest kohtuasjadest ja nendest, aga seal on tõesti, sorry, aga ma selle kohta lihtsalt ei anna mitte mingit informatsiooni. Nii, mida siis need peaingli kaardid tahavad praegu öelda? Täht, unistuste täitumine, usu endasse, raske olukord laheneb. Siin ongi selja taga. Ärge oodake seda torni momenti. Täht on alati kõige ka üks parimaid kaarte. Suur arkaan on alati ja jälle jumalik juhendamine. Elu mõtte otsimine, kaalu teistsugust lähenemist. Ümbritsen tarkade õpetajate või sõpradega. Samamoodi suur arkaani kaart. Need on, siin ongi niimoodi, et otsige seda elu mõtet ja kaalu ka sellele eelnevale, mis siin kõik tuli, kaalu ka teistsugust lähenemist, kaalud, mis tuli ka 2, eks ole, kaalu teistsugust, jälle kaalud, see tähendab seda, et kaardid ju tegelikult üldse ei valeta, kaalu teistsugust lähenemist ja küsi võib-olla kellegilt nõu. Ära jää üksinda. Võib-olla on see ka seda, et sul on vaja võib-olla personaalset ladumist, eks ole, ühesõnaga, kus siis tulevad välja siis tegelikult milles ja kellega need probleemid siin võivad olla. Et küsi alati abi, neid inimesi on siin nii palju, kelle käest abi küsida, eks ole, või mingit, tõesti mingit juhendamist täpselt, et inimene võib-olla ise ei näe seda tee otsa või midagi siin. Nii et see on ka, et palun otsi abi
kui sul on vaja. Ükskõik, kas need on psühholoogid, psühhiaatrid, kas te peate minema arsti juurde või otsida kellegilt advokaadilt, et mitte ise pusida võib-olla neid asju. Et siis palun, hästi suur sõnum, mis peab sinna jõudma, ongi see, et palun otsi abi, kui sa seda vajad. Noh, ilmselt sa siin vajad seda, sest muidu seda siia ei oleks tulnud. Ja täht ka ja unista, usu iseendasse ja ilmselt siin on ikkagi paljudel niisugune keerukas olukord, raske olukord, mis tegelikult laheneb. Sinu jaoks on olemas parem tegutsemissuund. Üksinda töötamine ei pruugi olla parim lahendus. Vaata üle kõik üksikasjad. No kinnitus sellele, mida ma rääkisin siin natuke aega tagasi. Otsi abi, ära ole üksinda. Praegu tundub, et üks osa nendest vaatajatest, kes siin mind vaatavad, on sellest niimoodi, et nad, ma ei saa, ma lähen kogu see vastu, on vaja. Ära ole üksinda, ära jää üksinda. Ja ma võtan veel, sest mul tuli väga tuli sisse see lihtsalt tõesti, et ma pean selle ladumise siia tegema. Et mida sa pead hetkel teadma. Nii, võtame siit välja veel, mida sa pead hetkel teadma. Võtame 2 kaarti siia ka oraklikaartidest, oraklidarost. Ja vaatame siis ühesõnaga, mis see on siin siis 27. Mis see siis? Loobu kontrollist. Ja siis on siin teine kaart tähendab. Nii, mida ma ütlesin ühesõnaga? Need on karmalised. Ma ütlesin ennem juba, eks ole, siit, kui see kaart välja tuli üldse, et need on sulle saatusest määratud ja need on sinu karma õppetunnid. Ja ilmselt praegu sa peadki nagu suhtuma, mis ei ole karma, eks ole, kõik nagu on karma, aga eriti nagu tuli praegu siit see välja, et see kõik, mis siin on, see on sulle nagu tegelikult, et sa pead, see on sinu elus nii kaua, kuni sa oled vastavalt need asjad ära õppinud. Ja teine on siis ühesõnaga jah, et sul on liiga suur kontroll. Sa tahad nagu kontrollida. Sa tahad ise ennast kontrollida ja sa tahad nagu kõike kontrollida, nagu kõik, mis on ümbritsev, seda ümbritsevat elu. Nagu niimoodi, et see ei vii sind tegelikult mitte kuskile. Me ei pea mitte kedagi ega mitte midagi tegelikult kontrollima. Vaid see teeb su elu väga keeruliseks, sellepärast, et keegi siin on väga tugevalt mingite valikute ees, kellelgi on mingid väga suured mingisugused, siin mingid ebameeldivused kellegiga ja lihtsalt, ja võib-olla tõesti see on sellest, et sul on liiga suur kontroll kõige üle. Sa tahad kontrollida, mis on liiga suur kontroll, seda kindlasti mitte. Ja võta seda tõesti ühesõnaga, et need asjad ja need raskused, mis sinu elus praegu on olnud, et need on tegelikult hästi palju karmalised ja need on tegelikult tulnud eelmistest eludest hästi paljudel osad ka praegusest elust, sest praegu tuleb väga kiiresti kõik tagasi ja nii see lihtsalt ongi. Ja ma ei oska rohkem siin ühesõnaga, mitte ma ei oska rohkem midagi öelda, vaid ma lihtsalt ühesõnaga, et ma arvan, et ma olen selle sõnumi nagu nüüd edastanud siia siis, kes siis võtab sellest, mida võtab. Võtame siin veel, ja siin tuli pidevalt, siin tuli ka teine, siin ees oli ka kuskil, te olete väga suures ja näed, ja täht tuli uuesti. Ühesõnaga, vaatate sinna tähe poole ja te leiate selle tee ja te saate ühesõnaga selle asja kõik, täht tuli siin ka selles suure selles siin eespool. Et unistuste täitumine, usu endasse, raske olukord laheneb mõlemitel, nii ilus lilla värv. Ilusad lillad värvid ja hästi paljudele, mitte hästi paljudele, vaid osadele ka, kuna tegu on kollektiivse lugamisega, olete te kellegile
väga suureks täheks. Võib-olla tõesti sellele sauale kuningannale, kes teid võib-olla salaja piilub, kes praegu ei ole julgenud veel teie juurde millegipärast tulla lõplikult või mõtleb, eks ole, ühesõnaga, siis nii, ta ka võib-olla on nendes illusioonides. Aga kuulake siis veel seda ja võtke siis see. See oli minu sõnum teile, mida te peate praegu antud hetkel teadma ja ilusat veel lõppevat oktoobrikuud teile ja naudime siis seda, üritame nautida seda novembrikuud ja kõike head teile. Ole Nauli ja ilusat sügise jätku.